kaunist rahupäeva hommikut ja kaunist valget hommikut. Ma loeks teile mõned sõnad, mida Jumal on pannud südamele, et ka seda edasi anda teile. Et meil nüüd on niisugused tõotused, mu armsad, siis puhastagem endid kõigest liha ja vaimu rüvedusest ja tehkem täieliseks oma pühitsus Jumala kartuses. Ja me valime laulu number 19, 215 vene keeles. Laul number 19.
me hea armuline Isa, juhata meid ise sellel tunnil. Luba, et sinu seeme võiks meie südames kasvada. Me võiksime seda mõista ja õnnista meid tänasel tunnil. Meid siin kui üle kogu maailma. Aamen. Nüüd võime kuulda ka mõningaid teateid ja peale teateid on väike õnnitlus. Tere hommikust, kallid õed ja vennad, külalised. Rõõm on teid näha jälle siin igal hingamispäeval ikka ja et see on nagu selline julgustav ja rõõmustav, et me ikkagi saame kokku ja julgustame üksteist siin ka sellel, kui meil on raskusi, aga me võime olla koos ja tänada Jumalat siin üheskoos. Täna eestpalve kalendris palutakse meil palvetada Valgu väike koguduse pärast. Veebijutluses kõneleb seekord Virve Toom, nii et kel võimalik, siis saate hiljem kuulata kodus tagantjärgi. 4. kuni 11. novembrini on palvenädal. Seekordseks teemaks on tema tunnistajad. Palvenädala loengud siis ilmuvad Advent.ee lehele ja ajakirja Meie Aeg vahel on ka siis need loengud. Et need järgmine hingaspäev peaksid siis kohale jõudma. Ja novembri kuma on selline üritus, mis toimub 24. kuni 26. novembrini Simisalu loodusmajas Järvamaal. Nädalavahetusel on peakõnelejaks isikliku töö juht Patrick Johnson Divisionist. Nädalavahetusel räägitakse teemadel, kuidas teistele tunnistada Jumalast ja koos piiblit uurida, kuidas läheneda ja suhelda erivajadustega inimestega ning kuidas ise pidevalt õppida ja kasvada usus. Osalustasu on 30 € ja sinna peab registreerima. Et kel arvutivõimalust ei ole, kes tahaks minna, siis kindlasti andke teada. Aga ja veel kord, see üritus on mõeldud kõigile, mida tahetakse ka kindlasti edasi öelda, et see ei ole noorte üritus. See on kõigile, kes soovivad olla kes soovivad rohkem võib-olla teadmisi saada tunnistamisest ja sellest praktilisest osast. Nii et jah, vanusepiirangut pole, nii et kel huvi, siis palun andke teada ja siis saame registreerida. Aga aitäh! Tere hommikust ka minu poolt ja täna on meil jälle ette lugeda üks ilus kiri. Armas õde Priskilla, jäägu Jumala rahu su üle, tema armastus rõõm täitku sind. Tema valguses käi kõrges, looda ta peale, tema arm jäägu hoidma sind teel. Viljandi Spa kogudus 27.10.2023. Ja see ilus
Lapsekesed, tulge nüüd siia, sest on laste jutuaeg. Juba tulevad. No nii, tere hommikut, lapsed. Väga hea, kõik on endale koha leidnud ja väga tublid olete. Täna ma räägin teile loo 2 mehest. Üks mees oli pagaja ja küpsetas leiba ja müüs inimestele leiba ja teine oli talumees, kes tegi võid ja müüs inimestele võid. Ja iga päev ostis see pagaja talumehe käest kilo võid. Ta oli seda iga päev teinud, aga ühel päeval ta mõtles, et ma õige kaalun, kas see talumees ikka müüb mulle õigesti võid, et kas ta ikka müüb mulle täpselt kilo. Ja pani selle kilo võid kaalu peale ja avastaski, et talumees müüs talle vähem. Ei olnudki päris kilo, see oli natuke vähem. Ta sai väga pahaseks. Läks kohtuniku juurde ja kaebas selle kohtunikule. Kohtunik kutsus talumehe enda juurde ja küsis talumehe käest, millega sa seda võid kaalud. Ja talumees ütles, et tead, austatud kohtunik, ma olen nii vaene, et mul ei ole raha osta kaalu, aga mul on vaekausid
kas te teate, lapsed, millised on vaekausid? Näed, vaekausid on sellised. On kaks poolt ja kui ühe poole peale paned kindla koguse mingit asja, et ühe asja kogust sa tead, siis kui sa sama koguse paned teisele poole, siis sa tead ka teise poole kogust. Need on vaekausid. Ja see talumees ütleski, et ammu enne seda, kui talumees minu käest võid hakkas ostma, ostsin mina tema käest iga päev kilo leiba. Ja nüüd, kui ma võid hakkan talumehele või pagaile müüma, siis ma panen tema kilose leivapätsi, näete, siin on leivapäts, panen ühele vaekausi poolele ja teisele vaekausi poolele panen nii palju võid, et need vaekausid on tasakaalus. Ja kui vaekausid on tasakaalus, siis on see kaal samasugune. Saate aru, kui kilo leivapäts talume või paga müüs kilo leiba, siis ka või kaalus sama palju. Ja siis see paga ehmatas ära, sest tema vale tuli välja. Sest kui need kaalusid sama palju, siis see tähendab, et ammu enne, kui talumees temale vähem võid müüs, oli tema müünud talle vähem leiba. Ta müüs talle leivapätsi kogu aeg, mis oli vähem kui kilo. Nii et see, mida tema tegi, tuli talle nüüd endale tagasi. Ja nagu ka piiblis on öeldud, et mida külvad, seda lõikad. Kui talum või paga tegi ise valesti, siis see tuli talle tagasi. Ja Jeesus on öelnud ka piiblis, mida me loeme Mattiuse evangeeliumi 7. peatükis ja 12. salmis. Sellepärast kõik, mida te tahate, et inimesed teile teevad, tehke ka neile. See tähendab, kui meie tahame, et inimesed oleksid meiega ausad ja õiglased, siis oleme kõigepealt ise ausad ja õiglased. Aitäh teile kuulamast ja teeme nii, see on Jeesusel meie üle hea meel. Võite kohtadele minna. Täname selle laste jutu eest ja täname ka meie taevast Isa. Meil on võimalus toetada Jumalariigi tööd siin Viljandis. Tänased vabatahtlikud annetused paneme kokku Viljandi koguduse töö tarbeks ja annetusi koguma ma palun siia Eliise ja Ruudi. Palun. Armas kogudus, rõõm teid kõik jälle näha. Aga ei ole tegelikult hea sõna. Enne kui me lähme eestpalve juurde, tahaksin teiega koos kinnitada ära meie valimistulemused. Eelmisel hingamispäeval Madis luges teile ette organiseerimiskomisjoni tulemuse siis, et valiti valimiskomisjon. Ma loen need inimesed koos veel ette teile, kes need olid.
ja siis me lihtsalt nüüd kinnitame, sest anti ka aeg vastuväideteks või kellelgi mingid vastuväidet, siis oli selleks aeg, aga ühtegi vastuväidet minuni ei jõudnud. Seega kõik on sellega nõus, nüüd me peame lihtsalt kinnitama. Ja ma loen ette tulemused. Valimiskomisjoni liikmed oleksid järgmised inimesed. Anne Kalman, Gunnar Oja, Hirv Piret, Madis Pärna, Annika Karu, Hille Ibrus, Maire Treiling. Komisjoni juhatab Priit Keel ja sekretäri ettepanek oli siis Piret Hirvele, et tema siis on ka selle komisjoni sekretär. Selline siis inimeste nimekiri ja nüüd kõik, kes on siis nõus sellega, kinnitame, andke oma käega märku, kes on nõus sellega. Loen ära ka siis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mina sain 24 häält. Kas siin on küsimustele vastu ka või vist ei ole? Sellel ei ole enam mõtet. Sellega on siis kinnitatud meie valimiskomisjon ja valimiskomisjon saab nüüd siis edasi oma tööga tegelema hakata. Eestpalved. Ühtegi eestpalvet minuni jõudnud ei ole, aga kui kellelgi on veel soov südamel midagi, siis võib öelda praegu. Koguduse lapsed, lapselapsed. Mis oli töö pärast? Tänu siis köögi eest, kuigi kööki ei ole päris valmis, aga natuke on veel jäänud. Liistud on veel vanemata. Kas kellelgi veel? Tundub, et rohkem ei ole. Siis on veel, et õde Lea tänab kõiki, kes teda meeles on pidanud ja soovib Viljandi kogudusele Jumala õnnistust. Ja õde Taasia, meie endine koguduse liige, temal on tulemas silmaoperatsioon ja palvetame siis, tal on tulemas 2 silmaoperatsiooni, ma saan aru, et palvetame siis tema tervise pärast ka. Üks oli ära, teine tuleb, jah. Ja mul on veel mõned siin, et palvetame siis Valgu väikekoguduse pärast, palvetame valimiste pärast meie koguduses ja kes kuulis, kes ei kuulnud, eile õhtul Männimäel põles kortermaja, et palvetame ka, et ma ei tea, kuidas seal need asjad läksid, aga palvetame selle pärast ka. Ja kõigil, kellel võimalik, siis alanduge koos minuga põlvedele, kellel ei ole võimalik, valige sobiv asend. Meie armuline taevane Isa, tänu sulle kõige eest, et oleme võinud jälle koguneda siia sinu kotta ja võime üheskoos kanda sinu ette nii tänu kui murepalved. Palume taevaisa õde Taasia pärast, kes käib siin silmaoperatsioonil. Üks on olnud, teine tuleb. Juhata kõike seda ja anna kindlasti arstidele tarkust ja õde Taasiale usku sinusse, et ta usaldaks kõik sinu kätte. Tänu õde Lea eest, kes tänab kogudust, et kogudus võiks saada Jumal sinu poolt õnnistatud ja et tema tunneb, et ta on saanud ise ka õnnistust koguduse liikmete poolt.
Taevisa, palume missioonitöö eest. Me oleme teinud sellel aasta jooksul mitu üritust ja külalised, kes on külastanud meie üritusi, on andnud ka oma andmeid meile ja soovinud nii mõneski asjast osa saada. Anna nüüd meie kogudusele tarkust, kuidas neid asju teha ja loomulikult aita, et need inimesed ka oleksid valmis siis osa võtma, kui me suudame midagi nende heaks teha. Palume, et töötegijaid oleks ja et meie seast oleks ikka inimesi, kes tunneksid südames soovi midagi teha sellist asja. Taevisa, palume selle eilse põlengu pärast seal Männimäel, kus korterelamu põles. See oli vist 4-kordne maja ja seal on palju inimesi, kes on sellega seotud. Et juhata Taevisa kõike, et aita inimesi, kellel võib-olla ei ole praegu kodu, ma ei tea, kuidas need olukorrad seal kujunesid, aga ole sina inimestel lähedal ja aita. Ja kui sa näed, et meil on võimalik kuidagi kogudusena kedagi aidata, siis anna ka meile kuidagi seda infot ja tarkust teada. Taevisa, palume Valgu väikekoguduse pärast, kes on täna meil eestpalve kalendris. Juhata seda kogudust, nende toimetamisi, tegevusi, et ka sõna seal leviks selles ümbruskonnas ja kogudus võiks kasvada. Ja et iga inimene, kes kogudusse kuulub, oleks heaks tööriistaks sulle. Täname Taevaisa ka, et meie koguduse köögiremont on nii-öelda lõpusirgel. Aita ka see viimane ots ära lõpetada ja tänu tõesti selle eest, et sa oled andnud kõik need vahendid ja inimesed, kes on sinna panustanud oma aega ja tööd ja kõike, mida vaja. See on kogu tänu sulle. Tänu selle elu eest üldse, mis sa oled meile igale ühele andnud. See on sinu and ja aita meil kõigil seda hinnata. Ja Taevisa, palume sinu kätte ka kõik lapselapsed, kes on siin meie kogudusega seotud ja võib-olla ka kunagi kogudusega seotud, kes praegu siin ei ole. Et aita neid hoida, kaitsta ja kui võimalik, siis juhata neid ka tagasi, kes on kuidagi ära läinud meie koguduse juurest. Ja palun ka Taevisa valimised sinu kätte siin koguduses. Oleme jõudnud jälle valimisprotsessi juurde ja täna saanud sammukes edasi ja juhata Taevisa sina kõike seda edasi. Täname sind, Taevisa, kõige eest. Sinu poja Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Nüüd on meil võimalus kuulata piibli lugemist, palun. Johannese evangeelium 9. peatükk. Ja mööda minnes ta nägi inimest, kes sündimisest saadik oli olnud pime. Ja tema jüngrid küsisid temalt, Rabi, kes on pattu teinud? Kas tema või ta vanemad, et ta on sündinud pimedana? Jeesus vastas, ei ole tema pattu teinud ega ta vanemad, vaid et Jumala teod saaksid temas avalikuks. Meie peame tegema selle tegusid, kes mind on läkitanud ja nii kaua, kui päeva on, öö tuleb, mil ükski ei või midagi teha. Nii kaua, kui ma olen maailmas, olen ma maailma valgus. Kui ta seda oli ütelnud, sülitas ta maha ja tegi süljest muda ning võidis
selle mudaga tema silmad ja ütles talle, mine pese silmi Siiloa tiigis. Siiloa tähendab läkitatu. Siis ta läks sinna ja pesi ja tuli nägijana tagasi. Aga naabrid ja kes teda varemini olid näinud kerjuse olevat, ütlesid, eks see ole sama, kes istus ja kerjas. Ühed ütlesid, see on sama, aga teised ei ole, vaid ta on tema sarnane. Tema ise aga ütles, mina olen see. Siis nad küsisid temalt, kuidas sinu silmad avati? Tema vastas, inimene, keda kutsutakse Jeesuseks, tegi muda ja võidis sellega mu silmi ja ütles mulle, mine Siiloa tiigi ääre ja pese silmi. Ja kui ma sinna läksin ja pesin, sain ma nägijaks. Siis ütlesid nad temale, kus ta on? Tema ütles, ei mina tea. Siis nad viisid tema, kes enne oli pime olnud, variseride juure. Aga see oli hingamispäev, kui Jeesus tegi muda ja avastas silmad. Siis küsisid variseridki taas temalt, kuidas ta oli nägijaks saanud. Aga tema ütles neile, ta pani muda mu silmadele ja ma pesin näo ning sain nägijaks. Siis ütlesid mõned variseridest, see inimene ei ole Jumalast, sest ta ei pea hingamispäeva. Aga teised ütlesid, kuidas võib patune inimene teha niisuguseid tunnustähti? Ja nende seas oli lahkmeel. Nüüd nad ütlesid taas pimedale, mis sina ütled temast, et ta su silmad avas? Tema ütles, ta on prohvet. Aga juudid ei uskunud, et ta oli olnud pime ja oli saanud nägijaks, kuni nad kutsusid nägijaks saanu vanemad ja küsisid neilt ning ütlesid, kas see on teie poeg, kelle te ütlete pimedana sündinud olevat? Kuidas ta siis nüüd näeb? Ta vanemad kostsid neile ning ütlesid, me teame, et see on meie poeg, et ta sündis pimedana, aga kuidas ta nüüd näeb, seda me ei tea, vaid kes ta silmad avas, seda ka me ei tea. Ta on küllalt vana, küsige temalt eneselt, küllap ta ise kostab enese eest. Seda ütlesid ta vanemad, sest nad kartsid juute, sest juudid olid juba isekeskis võtnud nõuks, et kui keegi peaks teda tunnistama Kristuseks, siis see lükatakse kogudusest välja. Seepärast ütlesid ta vanemad, ta on küllalt vana, küsige temalt eneselt. Siis nad kutsusid teist korda inimese, kes oli pime olnud ja ütlesid temale, anna Jumalale au, me teame, et see inimene on patune. Tema vastas nüüd, kas ta on patune, seda ma ei tea. Üht ma tean, et olin pime ja nüüd näen. Nad küsisid nüüd temalt, mis ta sulle tegi? Kuidas ta su silmad avas? Ta vastas neile, ma juba ütlesin teile, aga te ei võtnud kuulda. Miks te jälle tahate kuulda? Või tahate teiegi hakata tema jüngriks? Siis nad hakkasid teda sõimama ja ütlesid, sina oled tema jünger, meie aga oleme Moosese jüngrid. Me teame, et Jumal on rääkinud Moosesega, aga kust see inimene on, seda me ei tea. Mees kostis ning ütles neile, see ongi imelik, et te ei tea, kus ta on ja tema avas mu silmad. Me ju teame, et Jumal ei kuule patuseid, vaid kui keegi on
jumalakartlik ja teeb tema tahtmist, siis seda ta kuuleb. Maailma algusest ei ole kuuldud, et keegi on avanud sündinud pimades silmad. Kui ta ei oleks Jumalast, siis ta ei võiks midagi teha. Nad kostsid ning ütlesid talle, sina oled koguni pattude sündinud ja sina õpetad meid. Ja nad tõukasid ta välja. Jeesus sai kuulda, et nad olid ta välja tõuganud ja kui ta tema leidis, ütles ta, kas sa usud inimese pojasse? Tema vastas ja ütles, issand, kes see on, et võiksin uskuda temasse? Jeesus ütles temale, sa oled ju teda näinud ja see on tema, kes sinuga räägib. Aga tema ütles, issand, ma usun, ja ta kummardas teda. Ja Jeesus ütles, mina olen tulnud kohtumõistmiseks sellesse maailma, et need, kes ei näe, saaksid nägijaks ja kes näevad, saaksid pimedaks. Ja mõned variseridest, kes olid tema juures, kuulsid seda ja ütlesid, kas meiegi oleme pimedad? Jeesus ütles neile, kui te oleksite pimedad, ei oleks teil pattu, aga et te nüüd ütlete, me näeme, siis jääb see patt teile. Aamen.
täname selle muusikuse ettekande eest ja täname, et ka meil on võimalus tänada läbi laulu meie taevast Isa ja valime laulu number 156. Laul number 156. Võtame istet. Sõna, kas hukka meid mõistab või saame armu Jumala käest, seda me kuuleme kohe. Palun, Priit.
armas kogudus, palvetame, et Jumal avaks meie südamed, meie mõtted, et me saaksime vastu võtta seda, mida tema tahab meile öelda. Kallis taevane Isa, ava sina meie mõtted, meie süda, et me oleksime avatud sinule ja sina kõnele meile, kui vaja, kõnele meie vastu, aita meil saada sellest midagi kasuks, mida sa täna tahad meile öelda. Palun seda Jeesuse nimel. Aamen. Armas kogudus, armsad inimesed, kes te olete meiega internetis, rõõm on olla jälle teie keskel. Ja mul on hea meel jagada teile seda, mida Jumal on minu südamesse pannud. Ja mul on selline, ma ei tea, mulle vähemalt endal tundub, ma ei tea, kuidas teile, aga ma olen rääkinud minust päris palju suhetest. Ja ma ise niimoodi arvan. Ja täna ma räägin jälle suhetest. Sest mulle tundub, et see on nagu arusaam, et suhe Jumalaga ja suhted kaasinimestega on iga inimese selle maailma nii-öelda siin elamise nagu kõige tähtsam osa. See, kas me teame, kas midagi maailmas toimub, et kas see on millegiga seotud, see on nagu selline teisejärguline kuskil kaugel, see meid nagu ei päästa, see ei anna meile mitte midagi selleks, et me võiksime ühel päeval koos Jumalaga olla. Aga mis meid päästab, mis annab meile eesõiguse pärida Jumala riik, on see, kuidas on meie suhe Jumalaga, kuidas on meie suhted kaasinimestega. Siin maa peal me võime kogu oma aja raisata sellele, et ehitada üles oma elu. Näiteks ehitame maja ja teeme tööd, et saada auto ja muud kõik asjad, aga need ei aita meid mitte kuidagi taevariiki. Need aitavad meil elada siin maa peal seda elu, aga mitte kuidagi need ei aita meid taevariiki. Suhted on minu jaoks võti, mis määravad meie elu kvaliteedi, mis näitavad, millised me oleme. Suhted kujundavad kogudust. Need on nii tähtis osa on meie elus suhted. Ja nagu me kõik, ma usun, teame, et oleme kogenud, et me ei sünni siia ilma valmis suhtlejatena. Me peame õppima suhtlemist. Jumal on loonud selle maailma niimoodi, et paljud asjad siin maa peal peavad kasvama. Nii nagu puud ja taimed kasvavad, inimesed kasvavad, alguses on päris väiksed, kasvavad suuremaks, pikemaks, laiemaks. Kasvab kurjus, kasvab headus. Ja minu meelest peavad kasvama ka suhted. Loeme ühe lühikese tähendamissõna kasvamisest. See on Markuse evangeeliumi 4. peatükis. Võtke koos minuga lahti oma piibel, Markuse evangeeliumi 4. peatükk. Siin on selline 4-salmiline tähendamissõna kasvamisest. Salmid 26-29. Markuse 4, 26-29. Ja minu piibel siis ütleb nii. Ja Jeesus ütles, nõnda on Jumala riik, nagu inimene viskab seemne maa peale ning heidab magama ja ärkab üles öösel ja päeval ning seeme tärkab ja loob pea, nõnda et inimene ei tea, kuidas. Maa kannab vilja iseenesest esmalt orast, seejärel päid, seejärel täit nisutera pea sees. Aga niipea kui vili on küps, saadab ta sirbi, sest lõikusaeg on käes. Siin on pandud veel alapealkiri, et iseenesest kasvavast viljast.
nagu me panime tähele, siis Jeesus võrdleb Jumala kuningriiki seemnest areneva taime kasvuga. Inimene heidab seemne maa peale ehk mulda, siis heidab magama, tõuseb üles, nii-öelda elu läheb edasi ja seeme lihtsalt hakkab nagu idanema, kasvama, ühesõnaga arenema. Aga inimene ei saa tegelikult selleks ju suurt midagi teha. Ta saab küll teha ettevalmistusi ja nii edasi, aga inimene ei saa kunagi kindel olla, et kui ettevalmistus on ka viimse vindini tehtud, et kas see seeme hakkab kasvama või ei hakka. Ja ma mõtlesin, et miks inimene üldse selle seemne mulda paneb. Ja mina mõtlesin, et see on sellest kogemusest ikkagi, et nii on saanud, meie esivanemad on nii teinud, meil on süüa vaja, me teame, et taim hakkab niimoodi kasvama. Me saame paljundada, toitu kasvatada. Ja selle tähendamissõna 28. salmis, ehk siis 3. salm, mida me lugesime, seal on niisugune kreekakeelne sõna, mis on selline nagu automaate, kreeka keeles automaate, millest siis ilmselt on tulnud meie sõna automaatne. Ehk siis taim kasvab automaatselt ehk iseenesest. Kuid tegelikult ei ole õige nii mõelda, et taim kasvab iseenesest. Vaid õige mõelda ikka nii, et Jumal on selle süsteemi toimima niimoodi pannud. Ja isegi kui Jumal on selle süsteemi toimima pannud, ei piisa alati sellest ka, et seemned kõik vilja kannaksid. Osa seemneid ei hakka idanemagi ja igasugused haigused ja kahjurid, putukad võivad võtta oma osa, nii et võib vahel juhtuda, et ei olegi midagi üldse lõigata, et ei olegi midagi, mingit seemet tulemust sealt võtta. Aga kuigi Jumal on justkui automaatselt seemne arenema loonud, ei pruugi siis seeme vilja kanda. Ja mida me teame, on see, et Jumal võib seemne või taime arengut alati mõjutada. Et isegi kui näiteks ütleme, võib-olla ilm on selline kõige suurem tegur, mis üldse taime kasvamist mõjutab ja kui ei tule piisavalt vihma ja kui ei ole õigel ajal sooja ja nii edasi, siis Jumal võib alati teha imet, et taimed ikka kasvavad. Ja sarnane olukord on inimeste kasvul. Kui inimene sünnib siia maailma, siis ta õpib päev-päevalt suhtlema inimestega oma ümber. Ehk siis esimesed inimesed, kes tema ümber tavaliselt on tema vanemad. Vanemad räägivad lapsega, ta õpib rääkima ja nii edasi, vaikselt õpib inimesi tundma. Ja tasapisi see ringkond, tutvusringkond muudkui laieneb. Tulevad võib-olla sugulased sinna juurde. Ühel hetkel tekivad sõbrad, ühel hetkel juba koolikaaslased, töökaaslased, koguduse kaasliikmed, ühesõnaga kõik inimesed, kellega siis inimene ühel hetkel läbi hakkab käima. Iga inimene on teisest erinev, tuleb õppida palju erinevaid suhtlemistehnikaid. Ja suhtlemist, ma mõtlesin, on ka võimalik õppida niimoodi, et see on ka mingis mõttes automaatne, nii nagu taime kasv. Kõige lihtsam näide vist ongi see, kui inimene suhtleb teise inimesega selleks, et saada mingit kasu. No näiteks, et midagi kas või müüa teisele inimesele. Siis selline inimene alati, mis ta teeb esimese asjana, kui sa ta näed seda inimest? Tavaliselt ta naeratab sulle kõigepealt. Loob sellise juba esimese nagu positiivse suhte sinuga. Siis vaikselt ligineb, et mul tahan sinuga midagi rääkida. Hiljuti käisin Uku keskuses ja siis seal LHV inimesed tulid mulle niimoodi külge. Ma juba kaugelt näen, et juba lehvitab käega, et sina seal, naeratab, tule, ma juba teadsin, hea küll, ma olen nüüd see nagu natuke ohver või niimoodi.
et sain sinna konksu otsa. Ja siis ta hakkab minuga suhtlema nii-öelda, suhtleb viisakalt, väga niisugune, kuulab, mida mina ütlen, kõik sõnad tähelepanelikult ja noh, väga hästi suhtlevad. Aga selle eesmärgiga, et minult midagi saada. Et see on nagu suhtlemine on ka mingis mõttes võiks olla ka automaatne ehk õpitav. Et kui me näiteks mingi ametiga seoses, siis me peame olema automaatselt. Tegelikult isegi vahest me võime koguduses sellised olla, et kui inimesed tulevad kirikusse, siis me naeratame ja oleme positiivsed, aga võib-olla enne seda just olime vihased näiteks, olime tigedad. Ja loodetavasti meie koguduse vahelised, inimeste vahelised suhted ei jää nagu automaatseks, et me ei naerata selle pärast, et olla lihtsalt viisakad, vaid me naeratame teisel inimesel pigem selle pärast, et me olemegi rõõmsad tema pärast, et meil on kaasas õed, vennad, kristlased. Inimesed on suhtlemisest palju kirjutanud ja seda teemat uurinud. Ja jällegi minu tänane teema on saanud alguse Hommikuvalve raamatust. See juba saab kuidagi tavapäraseks, et ma ütlen, et see on sealt. Aga no mis teha, kui mind seal kõnetavad need asjad, siis ma püüan nendega rohkem tegeleda. Ja täna tahan teile jagada erinevaid suhtlemise tasandeid, mis siis jäid mulle silma, kui ma lugesin adventistist pastori E. Dickersoni kirjutatud materjale. Hästi lühidalt oli Hommikuvalve raamatust ja pärast ma lugesin internetist, guugeldasin, otsisin tema kohta veel neid asju ja siis leidsin sealt juba rohkem materjali. Ja tahan teile jagada lühidalt siis, mida tema on siis kirjutanud suhtlemise 7 tasandist. Kindlasti ei ole siin midagi teile kõik uus või võib-olla midagi on uut, aga midagi on meeldetuletus, aga kindlasti on siin asju, mis meid mõtlema peaksid panema. Esimene tasand siis suhtlemisel on selline hästi pinnapealne tasand. 11 inimesed lihtsalt teretavad näiteks, küsivad võib-olla kellaaega, räägivad või millestki, millest räägitakse tavaliselt? Ilmast, väga õige. Räägitakse võib-olla ilmast. Need on sellised igapäevased võib-olla suhtlemised näiteks ühistranspordis, toidupoes, võib-olla apteegis, ükskõik millistes üldkasutatavas kohtades. Need on põgusad vestlused inimestega, keda me võib-olla ei pruugi tunda ega pärast seda veel enam isegi näha. Suhtlemine toimub tavaliselt selliste inimeste vahel, kes on siis üksteisele võõrad. Ja kui nüüd küsida, kas selline suhe inimese ja Jumala vahel on piisav, siis ma usun, et kõik võivad selgelt öelda, ei ole. See on väga pinnapealne suhe ja sellist suhet Jumal kindlasti inimesega ei taha. Teine tasand on selline tasand, nagu kus vahetatakse juba fakte. Kui inimene on juba natukene kauem ühistranspordis näiteks või toidupoe järjekorras, lennujaamas või kus iganes. Ja võib hakata teise inimesega näiteks vahetama mingisuguseid uudiseid maailmas toimuvast, isegi võib-olla mingisugust asja isiklikku sellist asja, et sellised asjad nagu nimi, amet, perekonnaseis, võib-olla palju lapsi on, umbes nagu rahvaloenduse andmed. Aga mitte väga nagu privaatset teavet. Kui mõelda näiteks siin kontekstis Jeesusele. Kui Jeesus maa peal liikus ringi, inimesed teadsid tema kohta ka päris palju, võiks öelda, fakte. Mis faktid Jeesuse kohta olid näiteks? Teati, et ta on pärit Naatsaretist. Teati, et ta on puussepapoeg. Võib-olla teati ka, et tema ema on Maaria. Võib-olla teati tema õdesid ja vendi. Ühesõnaga, tema kohta teati päris palju fakte. Aga kas see tähendas sellist usalduslikku suhet? Kindlasti mitte. 3. tasand on arvamuste ja hinnangute jagamine. Sellisel tasandil hakkab inimene paljastama oma tõelist olemust. Mitte ainult fakte iseenda kohta, vaid ka seda,
mis inimesele meeldib, mis inimesele ei meeldi, inimene räägib oma eelistustest ja alles sellel tasandil, selle 3. tasandil otsustab inimene, kas teise inimesega suhet edasi jätkata või siis selle lõpetada. No ühesõnaga, siis vaadatakse, kui palju on võib-olla omavahel erinevusi ja kas meil on üldse ühiseid jooni, millega edasi minna ja siis see nagu siis paneb paika, kas siis me üldse jätkame seda suhet või mitte. Ja sellel tasemel tulevad sisse ka meie uskumused. Kuid arvamused ja hinnangud jätkuvalt ei kujuta päästvat suhet inimese ja Jeesuse vahel. 4. tasand on juba tunnete jagamine. Ja just sellised isiklikumad tunded. Ja Eet toob välja, et need on eriti sellised negatiivsed tunded. Ja seal on pigem 3 sellist negatiivset emotsiooni. Hirm, lein ja viha. Lein tegeleb peamiselt minevikuga, viha olevikuga ja hirm tulevikuga. Inimestel on igasugused hirme ja kaotusi. No näiteks kas või kaotus see, et kunagi olid mul head sõbrad, kellega sain palju jagada, oli koos tore olla, aga nüüd on suhted jäänud kaugeks, enam ei kohtu, ei suhtle, ei räägi. Ja selliseid asju jagatakse inimestega, keda juba saab usaldada. Igal ühel selliseid asju ei öelda. Ja Eed ütleb, et suur enamus kristlasi eitab oma emotsioone ja väga vähesed on valmis 4. taseme suhteks. Apostel Paulus, kes on meil suur eeskuju, on öelnud, et kristlased peaksid nutma koos nutjatega ja rõõmustama koos rõõmsatega. Aga kui meie suhted siin näiteks koguduses on sellised küllaltki pinnapealsed näiteks, siis meil ei ole turvaline seda teistega teha. Kui me ei rõõmusta koos rõõmsatega, kui me ei nuta koos nutjatega, siis järelikult meie suhted on küllaltki algelisel tasemel veel. 5. tase. Sellel tasemel juba juletakse rääkida oma võitlustest ja oma vigadest. Igal inimesel on midagi, millega võidelda, mingid vead, millega siis tegeleda, mida siis püüab iga inimene nagu kuidagi eemaldada, paremaks saada nendes asjades. Ja sõbrad, kellele saame sellist teavet usaldada, on juba tõepoolest sõbrad. Kas Jumal on selline sõber? Kindlasti on selline sõber Jumal. 1. Johannes 1.19 ütleb meile nii. Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, andes meile meie patud andeks. Sellel tasemel on inimene jõudnud juba nii-öelda pääsemise lävele. See on Jumala tunnetuse algus, kus inimene on valmis vabatahtlikult ennast Jumalale avama. Üks kirjakoht, kus Jeesus ütleb inimestele, et ta ei tunne neid. Te tegite palju asju, kuid te ei avanud mulle kunagi oma südant. Te ei lasknud mind kunagi oma ellu. Siit üks mõte, selline, kui sa oled lapsevanem, oled olnud võib-olla lapsevanem või ühesõnaga võib-olla see lapsed on suured, vahet ei ole. Siis mõtle sellele. Sa tunned oma lapsi hästi. Oled näinud oma laste kasvamist. Sa tead sageli, mida nad mõtlevad üldse enne, kui nad selle välja ütlevad. Sa tead oma laste veidrusi, harjumusi. Kui nad kasvavad suureks, saavad iseseisvaks, ei jaga end sinuga kunagi. Ei räägi sulle enam, mis on neil südamel. Ja sa ühel päeval võid avastada,
et sa tead oma lapsi, aga tegelikult sa ei tunne neid enam. Ja iga, ma usun, vanema tõeline suur soov on, et lapsed jagaksid sinuga iseennast, jagaksid sinuga oma elu, jagaksid sinuga oma unistusi, oma püüdlusi, kas või võitlusi, mille pärast nad võitlevad. Ja nii on tegelikult ilmselt ka meie taevas isaga. Jumal võib teada meist kõike. Ta näeb meie elu, igat sammu, iga meie mõtlemist. Aga kui me Jumalaga ei suhtle, siis me oleme praktiliselt nagu kadunud. Kuigi ta näeb ja teab meist kõike, oleme temale jäänud justkui võõraks, kui me niimoodi käitume. Selle 5. taseme haavatus on esimene samm moodustamaks päästvat suhet Jeesusega. Aga see oli alles 5. samm. 7 oli kokku. See on hea algus, aga see peab edasi kasvama. Mis on siis 6. samm? 6. samm on see, kui inimene annab loa näidata oma vigadele. Kes on sinu jaoks see, kellel sa lubad näidata oma vigadele? Kuues tase on selline, kus me tervitame Jumalat meie hoiakute, meie mõtete ja tegude kujundamise protsessis. Ehk siis me anname Jumalale loa muuta meie elu sisu. Ja see ongi just see, mida Jumal meilt tahab. Jumal ei taha meie pingutusi, meie raha või mingeid muid asju, et Jumal tahab meid. Siin on üks näide. Kujuta ette, et sul on 2 sellist teismelist last, kes on piisavalt targad juba, teavad, kuidas mingid asjad käivad. Ja kujuta ette, et sul on sünnipäev. Priskilla kujutab hästi ette, Priskillal oli hiljuti sünnipäev. Oli hiljuti enne, ega täna ei olnud. Jah, ühesõnaga paar päeva tagasi. Ja kujuta ette, et sul on 2 last ja ühele lapsele sa annad sünnipäevaks natuke raha, millega ta läheb oma sõpradega välja, näiteks ütleme kuskile kohvikusse einestama. Ja teine laps otsustab, et ta tahab sulle rõõmu valmistada. Ja tahab sulle valmistada sinu lemmikroa. Mis iganes see siis oleks. Pool päeva köögist toimetab. No ma ei tea, mis kellegi meeldib, et möllab ta seal jahuga või ma ei tea, koorib kartuleid või midagi teeb. Salatit. Ühesõnaga, mida iganes keegi ette kujutab praegu. Näeb vaeva, pingutab sinu nimel, sinu heaks. Aga lõpuks selgub, et see, mida ta valmistas, ei kõlba süüa. No mis iganes, kõrbes ära või ma ei tea, mis seal veel võib juhtuda. Aga ühesõnaga, ei ole kõlbulik söömaiseks. Kumb sind rohkem liigutab? Kas see, et üks laps tahtis sulle rõõmu valmistada või see, et teine küsis sinult näiteks taskuraha ja läks sõpradega välja sööma? Üks laps ei teinud justkui midagi isa jaoks, aga teine laps või sinu jaoks, aga teine laps nägi vaeva
panustas oma aega ja oskusi, kuid see ei tulnud välja. Ja see võib tihtipeale olla ka meie tase nii-öelda vaimulikus kasvus. Me punnitame midagi asja teeme, püüame taevasele isale meeldida, aga no ei tule välja. Aga kuidas Jumal meid vaatab selliselt? Kas halvasti või vaatab meid hästi? Ma usun, et ta vaatab ikkagi hästi. Aga midagi on veel selles mõttes puudu, et natuke on veel minna. Ja 7. tase ongi see, mille nimi on täielik intiimsus ehk lähedus. Ja Eed ütleb, et maal, planeet Maal juhtub seda harva. Kuid taevas peaks see olema norm. Apostel Paulus kirjutab 1. Korintuse 13:12. Ütleme seal niimoodi. Praegu näeme me aimamisi nagu peeglist, siis aga palgest palgesse. Praegu ma tunnetan poolikult, siis aga tunnetan täiesti. Ja sarnane suhe tekkis ka nelipühal, kui nii-öelda esimesed kristlased olid koos ja kui kõik olid ühel meelel. Ja Jeesus ütleb mõnele, kes väidavad teda tundvat, ma pole sind kunagi tundnud. Sest hoolimata sellest, milliseid suuri tegusid sa võisid teha, ei lasknud sa Jeesust oma ellu. Ja teistele ta ütleb, tere tulemast koju. Kui me nüüd mõtleme nendele tasemetele, mis ma siin esile tõin, siis milline on sinu suhe Jumalaga? Millisel tasemel sa oled? Millises tasemes sa oma Jumalaga vestled? Ja sama Eed ütleb, et paljud või isegi enamus kogudusi on oma inimsuhetes kinni. Millises tasemes? Mis te julgete pakkuda? 1-7. Millises tasemes? Mis te arvate? Nii või? 2 või? Kas keegi julgeb rohkem ka pakkuda? 5. 2., 5. Eed ütleb, et see on 3. Ta ütleb, et see on enamus või paljud kogudused. See ei tähenda, et see on Viljandi kogudus, aga ma usun, et meil kõigil on siin midagi õppida täna ka. Ehk siis 3. tasemes, kus vahetatakse arvamusi ja hinnanguid. Kui asjad on nii, siis on keskmine kristlane Jumalaga lähedamas suhtes kui kaaskristlastega. Keskmine kristlane Jumalaga lähedamas suhtes kui kaaskristlastega. Kui sa mõtled iseenda suhte peale Jumalaga, siis kas sinu suhe Jumalaga on kõrgemal tasemel kui kaaskristlastega? Võib-olla sa mõtled, et oleneb kaaskristlastest. Temaga on võib-olla hästi, temaga ei ole mitte nii hästi, temaga on enam-vähem, temaga ka hästi ja nii edasi. Eks ole tihtipeale nii. Kõigiga ei ole nagu see väga hea suhe. Aga tegelikult on nii, et kui sinu suhe on enamus kaaskristlastega madalamal tasemel kui suhe Jumalaga, siis on midagi paigast ära. Näiteks, kui me ei suuda ligimesele öelda, et ma eksisin, siis on kahtlane ka meie pattude tunnistamine Jumalale. Või näiteks selline kirjakoht 1. Johannese 4:20.
kui keegi ütleb, ma armastan Jumalat ja vihkab oma venda, siis ta on valelik. Sest kes ei armasta oma venda, keda ta näeb, ei suuda armastada Jumalat, keda ta ei ole näinud. Kuidas teile tundub, kas suhtlemine on kristlase elu tähtis osa või mitte? Kui mina nendele tekstidele mõtlesin, nendele tasemetele, siis minul tuli küll kohe selline teadmine, et see on väga oluline. Aga mis siis, kui koguduses on inimesi, kes mulle ei meeldi? Kellega mul võib-olla on isegi mingit sorti kana kitkuda? Kuidas ma siis saan need suhted heaks? Ja kuidas siis saab mu suhe olla kaaskristlastega hea? Võib-olla tundub, et mina teen kõik õigesti, kaaskristlane teeb valesti. Kas siis mul on õigus? Et mina olen teinud kõik, et see on tema asi, mis tema teeb. Mingis mõttes see nii on. Me ei saa teist inimest ju sundida teise inimesega paremini suhtlema või teisest inimesest paremini mõtlema. Aga samas, kui me mõtleme Jeesuse peale, kui temale tehti liiga, ilmselgelt tal tehti liiga ja päris palju, mis tema siis tegi nende inimestega? Andis kere peale? Lõpetas nendega suhtlemise? Eks on erinevaid neid olukordi, kuidas Jeesus käitus. Aga üldiselt me ikkagi mõistame seda niimoodi, et Jeesus ütles Jumalale, et anna neile andeks. Nad ei tea, mida nad teevad. Ja samamoodi ma mõtlen, et peaks olema ka meie suhe koguduse liikmetega. Kui keegi on meile selles mõttes näiteks kas või liiga teinud või kuidagi meie suhted ei ole head, siis me peaksime mõtlema selle peale, et kandma teda jätkuvalt Jumala ette, paluma tema pärast rohkem kui võib-olla teiste inimeste pärast. Sest mida meil kutsutakse üles tegema vaenlastega? Mida Piibel ütleb? Palveta vaenlaste pärast. Tehke neile head. Kes on meile koguduse liikmed, kaaskristlased, kas vaenlased, lähedased, perekond? Kuidas me siis oma perekonnaliikmetesse peaksime suhtuma? Palvetamine ja hea tegemine on selles mõttes nagu loomulik selle juures, seda peab veel rohkem. Mida ma tahtsin sellega öelda, et see, kui teine meile midagi halba teeb, see ei õigusta meid kuidagi temaga halvasti käituma või temasse halvasti suhtuma. Vaid meil tuleb õppida olla sellest üle, näha, et Jumal on armuline nii meile kui ka neile. Ma loodan kogudus, igaüks, kes sa siin täna oled, et sa mõistad, kui vajalik on suhtlemine üks teisega. Ja ma usun, et sa mõistad ka seda, et hea suhe Jumala ja teise kaaskristlasega on sinu tulevik. Jeesus võrdles seemne kasvu Jumala riigiga. Ja see sama Jumala riik on ju juba siin maa peal, iga kristlase juures. Nii nagu seeme areneb, oras ja nii edasi, nii nagu tekst ütles, päid, nisutera pea sees. Nii ka meie peame kasvama, lähenedes iga päev Jumalale. Me ei saa iseenesest tekitada automaatseid suhteid teistega. See ei käi iseenesest. Aga kui me kasvame Jumalale lähemale, siis me kasvame ka Jumala armastuses ja näeme, kuidas Jumal armastab kõiki inimesi siin maa peal. Ja kui me oleme üks kogudus, siis
eeskätt meie kogudus, kuidas meie suhted on omavahel. Seejärel meie kogukond siin meie ümber, kes on tänaval inimesed. Ja seejärel juba väljapool meie kogukonda nii Eesti kui üle maailma. Kui me kanname endas Jumala riiki, siis see riik ei saa meie sees peidus olla, vaid see peab meist välja kasvama, see peab meist välja paistma. Ei ole võimalik, et meil on hea suhe Jumalaga, aga mitte hea suhe kaasinimesega. Jumal andis oma elu kõikide eest, mitte ainult sinu ja minu eest, vaid kõikide inimeste eest, kes on siin meie ümber, kes on siin maa peal. Tuletame seda pidevalt endale meelde ja proovime õppida vaadata inimesi Jumala silmadega, mitte iseendi silmadega. See vajab õppimist ja ma usun, et kui me seda taotleme, siis Jumal seda meile annab. Ja ka meie suhted kaasinimestega paranevad. Meie mõistus muutub järjest paremaks, nii-öelda, et me ei suhtu teistesse halvasti, isegi kui meisse halvasti keegi suhtub. Aamen. Palun kogudusel tõusta ja palvetada veel üheskoos. Kallis taevane Isa, tänu selle eest, et sa oled suhte meie kõigiga alustanud. Kui meie sind ei tunneks, siis see tähendab ka seda, et sa ei ole meie juures oma tööd teinud üldse. Aga see, et me sind tunneme, see tähendab seda, et sa oled juba meid ette nagu valmistanud või meid oma armastusega juba enda lähedaseks teinud. Ja ma palun meie koguduse pärast, taevaisa, et meie omavahelised suhted oleksid head. Et meil oleks see mõistmine, et me ei saa niimoodi elada, et kui meil omavahel on suhted võib-olla mitte nii head ja sinuga on mul suhe justkui hea, et nii ei ole õige. Sellega me teeme selles mõttes nagu valeliku näo ette, see ei lähe kokku sinu sõnaga ja sa ei ole niimoodi mõelnud kunagi inimese suhet teise inimesega. Aita meil taevas näha sinu silmadega ka teisi inimesi, kaaskristlasi eeskätt ja siis teisi inimesi kõiki, kes on meie ümber, kes on meie kodudes võib-olla, kes ei ole kristlased, kes on meie töökohtades, koolides, kus iganes me oma aega veedame. Aita meil taevaisa muuta oma suhe sinuga kõrgemale tasemele. Ja see tähendab automaatselt ka, et meie suhted kaasinimestega peaksid samamoodi minema järgmisele tasemele edasi. Ma palun, et sinu püha vaim meid kõiki juhataks, annaks meile tarkust, annaks meile arusaamist ja mõistmist, puudutaks meie südameid eriliselt, muudaks meie mõtteid. See kõik on Jumal sinu teha. Ja ma palun, et me kõik oleksime sulle avatud, et sina võiksid oma head tööd meie juures teha. Tänu selle eest, et me võime nimetada endid sinu lasteks. Me võime olla osa sellest kogudusest. Ja tänu selle eest, et meil on jätkuvalt veel võimalus kuulutada sinu sõna. Ja tutvustada seda nii kogudust kui ka meie arusaamisi veel paljudele inimestele. Aita meil teha üheskoos missionitööd. Aita meil üheskoos kasvada
üksteist ette valmistada selleks tulevuseks, mida sa tahad, et millised me oleksime. Et meie kogudus saaks valmis lõikuseks, kui lõikusaeg on käes ja sina tuled sirbiga lõikama. Tänu sulle sinu armastuse eest. Aita seda ka teistele edasi anda. See on meie koguduse palve Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Täname selle sõna eest ja avame laulikud ja valime laulu number 84 eesti keeles, 108 vene keeles. 84. Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja püha vaimu osadus olgu teie kõikidega. Kui ma lubab, kohtume taas järgmisel hingamispäeval, aga siis juba novembrikuus. Kaunist rahupäeva kõigile!